ja ma alustan 27. märtsi palvepäeva palvusega. Issand, ava mu huuled, et mu suu kuulutaks sinu kiidetavust. Jumal, tõtta mind päästma. Issand, rutta mulle appi. Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule, nõnda kui alguses oli, nüüdki on ja jääb, igavesest ajast igavesti. Aamen. Ja loen tänase palvepäeva psalmi, psalm 121. Ma tõstan oma silmad mägede poole, kust tuleb mulle abi. Abi tuleb mulle Issanda käest, kes on teinud taeva ja maa. Ei ta lase su jalga vääratada, ei su hoidja tuku. Vaata, ei tuku ega jää magama see, kes Iisraeli hoiab. Issand on su hoidja, Issand on su varjaja su paremal käel. Päeval ei pista sind päike ega kuu öösel. Issand hoiab sind kõige kurja eest. Tema hoiab sinu hinge. Issand hoiab su minemist ja su tulemist nüüd ja igavesti. Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule, nõnda kui alguses oli, nüüdki on ja jääb, igavesest ajast igavesti. Aamen. Ja tänase palvepäeva Vana Testamendi lugemine on prohvet Hesekieli raamatu 18. peatükist salmid 21 kuni 23. Aga kui õel pöördub kõigist oma pattudest, mis ta on teinud, ja peab kõiki mu määrusi ja teeb, mis on kohus ja õige, siis peab ta tõesti elama, ta ei sure. Ühtegi tema üleastumist, mis ta on teinud, ei tule meeles pidada. Oma õiguse pärast, mida ta on osutanud, peab ta ka jääma elama. Kas mul tõesti peaks olema hea meel õela surmast, ütleb Issand Jumal? Kas mitte sellest, et ta pöördub ära oma teedelt ja jääb elama? See on Jumala sõna. Tänu olgu Jumalale. Ja tänane Uue Testamendi lugemine on apostel Pauluse kirjast Efesose kogudusele, 2. peatüki salmid 8 ja 9. Ja Paulus kirjutab: sest teie olete armu läbi päästetud usu kaudu, ja see ei ole teist enestest, vaid see on and Jumalalt, mitte tegudest, et ükski ei saaks kiidelda. See on Jumala sõna. Tänu olgu Jumalale. Ja evangeeliumi kirjakohaks olen valinud tänasel palvepäeval Markuse evangeeliumi 1. peatüki salmid 40 kuni 42. Ja Jeesuse juurde tuli pidalitõbine, palus teda ja põlvili heites ütles talle: kui sa tahad, siis sa võid mu puhtaks teha. Ja Jeesusel hakkas temast hale. Ta sirutas oma käe välja, puudutas teda ja ütles: ma tahan, saa puhtaks. Ja otse kohe lahkus pidalitõbi temast ja ta sai puhtaks. See on püha evangeelium. Kiitus olgu sulle, Kristus. Ja tänase palvepäeva mõtisklusena kasutan taas fännide Sieversi kirju Eesti sõpradele aastast 2001 märtsikuust ja loen katkendi 11. kirjast, kus fännide Sievers räägib andestamisest ja vihkamisest. Ja autor kirjutab nõnda: meie ajalugu ning argielu on täis tüli. Kui keegi midagi halvasti teeb, siis nõuab ürgne instinkt meie hinges ka kättemaksu. Vihkamine on nõrkuse tundemärk, aga andestamine nõuab tohutut jõudu. Andestus annab inimsuhtele uue ilme. Ta peatab vihkamise ja kättemaksu spiraali, murrab kurja ahelad
vastase südame ümber. Rahvastele, kes otsivad lepitust ja kõigile neile, kes soovivad rahulikku kooselu isikute ja rahvaste vahel, on ainult üks võimalik tee, vastu võetud ja pakutud andestus. Kui me armastame seda, kes on meile kurja teinud, siis võtame vastasel relvad käest ja nõnda võib isegi lahinguväli muutuda solidaarse koostöö paigaks. Kui konflikti algatajaks on olnud meie vastane, siis võib lepitus tunduda alandav. Aga kristlane peab rahu tegema ka siis, kui ta tunneb, et ta on ebaõiglase solvangu või löögi ohver. Paulus tuletab meelde, et ka andestamine väljendab ligimese armastust. Paastuaeg peab meid tegema helgeks ja suuremeelseks. Almus, mida saadab vimm või ükskõiksus, kaotab oma moraalse väärtuse. Tänasel palvepäeval mõelgem ka kõigi nende peale, kellele oleme meie võlgu. Oleme võlgu andeks palumise või võlgu andeks andmise. Me palvetame. Issand, püha taevane Isa, meie Isa palves me palvetame, et sina annaksid andeks meile meie võlad. Me palume sinult tarkust, et sa kinnitaksid meid, kui meil on vaja kelleltki andeks paluda. Et sa annaksid meile suuremeelse südame, kui meil on vaja kellelegi andeks anda. Aga issand, eelkõige ootame andestust sinult. Me palume, et sa halastaksid maailma peale, et sa lõpetaksid selle viiruse leviku, mis praegu meid kõiki hirmuga valitseb. Et sina oled see, kes on kõigiga, kes on selle viiruse küüsi langenud. Esmalt haigetega, et sa kinnitaks neid ja teeksid terveks. Aga ka oleksid kõigi nendega, ka igavikus, kes on juba siit ajalikust maailmast sinu rahusse jõudnud. Me palume tarkust arstidele ja täpset kätt. Me palume kõiki neid sind hoidma, kes on kutsutud ja seatud praegust kriisi lahendama. Me palume sind, issand, et sa vaataksid kõigi ametnike ja otsustajate peale, kõigi peale, kes Eesti riigis või kohalikul tasandil selle kriisi lahendamise nimel tegutsevad. Me paneme sinu ette palves kõik maad ja rahvad, keda praegune haigus kimbutab. Me palume jõudu kõigile kristlastele olemaks toeks oma ligimestele. Me palume sinu õnnistust Kristuse kiriku tööle kogu maailmas, aga ka Eestis. Ole sina see, kes vaatab kõigi kiriku liikmete, koguduste vabatahtlike abiliste, kirikutöö tegijate, vaimulike peale, et nende jõud ei raugeks, et nad teeniksid Jumalat jätkuvalt nõnda, et selle juurde käiks ka ligimese kaudu ühiskonna teenimine. Me palume, et sa annaksid meile rahu südamesse ja kindluse, et sina, issand, ise lahendad kõik keerulised olukorrad ja annad meilegi abi nende lahenduste leidmiseks. Sinu nimel meie palume. Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi. Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Issanda nimi olgu kiidetud ja austatud igavesest ajast igavesti. Õnnistagu teid kõige väeline Jumal, Isa, Poeg ja Püha Vaim. Aamen.